trigonomeetria ülesanne ja ühtlasi geomeetria ülesanne ja ühtlasi ka funktsioonide uurimise ülesanne. On vaja joonestada samasse teljastikku funktsioonide y võrdub siinus x ja y võrdub koosinus x graafikud ja määrata lõigul miinus piist nullini graafikute lõikepunkti koordinaadid ja vastus tuleb ka põhjendada. Kõigepealt ma teeksin siin koordinaat teljastikku. Kuna mul siin mingit ruudustikku ees ei ole, siis ma lihtsalt visandan midagi. Nii enam-vähem püsti see tuli y-telg. Ja siia siis veel võimalikult ilusti rõõtsalt x-telg ehk abstsistelg. Ja suund ka siia peale märkida. Y ja X ja 0 koht. Õigemini koordinaat teljastiku 0 punkt, mida inglise keeles nimetatakse origin. Y võrdub siinus X. Ja meil on teada vahemik miinus piist nullini, seega meid see osa, mis siit nullist edasi läheb, ei huvitagi. Ma panengi siia siis miinus pi, sest meil ei ole vaja kaugemale vasakule minna. Umbes poole peal asub siis miinus pi kahendikku. Siis kuskil siin on miinus pi neljandikku. Kuskil võiks olla miinus pi kolmandik. Näiteks siin. Kirjutan siia üles miinus pi kolmandik. Need on siis põhilised nurgad märgitud. Miinus pi kuuendik tuleks ka veel märkida. See on siis kuskil siin. Miinus pi kuuendikku. Ehk siis miinus 30 kraadi, miinus 45 kraadi, miinus 60 kraadi ja miinus 90 kraadi. Ja siis miinus 180 kraadi. Ja y-teljele märgime ära ainult kaks väärtust. Esialgu need äärmuslikud väärtused võrdsele kaukusele 0 punktist 1 ja miinus 1. Miks? Sellepärast, et ei siinuse ega koosinuse väärtus saa olla absoluutväärtuselt suurem kui 1. Ja millised need väärtused olla saavad üldse? Teeks siia selle tabeli nüüd ülesse, kus on need põhilised nurgad kirjas. Siin paremal pool mul on ruumi. Siia ma need ka siis kirjutan. Ma kirjutaksin seekord kohe, ma kirjutan kraadides kõigepealt, et siis on võib-olla paremini aru saada. Igaüks võib-olla kohe ei mõtle radiaanides. Need põhinurgad kuni täisnurgani välja. Siin rohkem mul ei ole vaja neid märkida. Ja siia panen siis nüüd vahele ühe joone. Siia ka kohe sellise pikema joone. Ja kirjutan siia ette, et see on siis nüüd kraadides ja siin on radiaanides 0, pi kuuendikku, pi neljandikku, pi kolmandikku ja pi kahendikku. Miks niimoodi? Sellepärast, et pi võrdub 180 kraadi. Seda peab kindlasti mäletama, kui palju see on. Et pi on 180 kraadi, siis me selle põhjal saame teisendada. Veel üks joon vahele. Ja nüüd ma kirjutan siinuse väärtused.
et kui me söödame ette ükskõik kas kraadides või radiaanides väärtuse siinusfunktsioonile, siis me saame sellised väärtused. Paneme need esialgu niimoodi kirja, et murrujooned siia vahele ja alla ma kirjutan igale poole 2. Ja ma kirjutan igale poole ka ruutjuure. See on nagu kujundusmall iga väärtuse jaoks. Ja nüüd kirjutan järjest 0, 1, 2, 3, 4. Kui sa oled varem küsinud, miks need on põhinurgad, siis siin on sulle vastus, et saaks niimoodi järjest kirjutada 0, 1, 2, 3, 4. Ja kui me need taandame ja välja arvutame, kirjutan siia uuesti siinus, siis ruutjuur 0-st on 0, 0 jagatud 2 on 0. Ruutjuur 1-st on 1, siia saame 1 kahendik. Ruutjuur 2-st 2 jääb samaks, sest me ei saa siin midagi taandada. Sama ruutjuur 3-st 2 kohta, aga ruutjuur 4-st on 2, 2 jagatud 2 on 1. Nii et näeme, et siinuse väärtused 0-st 90 kraadini kulgevad 0-st 1-ni. Ja miks see niimoodi on, äkki meelde tuletus ka siia, et kui meil oleks siin, ma teen ühe teise väiksema koordinaatteljestiku siia kõrvale ja näitan meelde tuletuseks, miks see niimoodi on. Tekitan siia ka ühe unit circle'i, kas ma ei saa, saan ikka. Nii, midagi sellist. Selle ma nüüd tahaks, ma tegin selle valele kihile. Teen selle vektorkihile, siis ma saan paremini. Nii. Noh, ma siia ei saagi, siis saab, niimoodi saab teha. Ja nüüd ma saan seda liigutada. Oi. Nüüd ta liigutab kõike ju. Seda ma ju ometi ei taha. Sest ma ei saanud siit valida seda õiget asja, et kas ma saaks täpselt selle valida, aga ta liigutab neid koos. Ma tahan neid koos ka liigutada. Vaatame, kas ma saan kustutada selle rõnga ära. Nii. Kui nüüd ma saan seda vist paika panna. Ja. Nii. Unit circle, natukene võiks ka suuremaks seda teha. Paistab paremini välja. Nii, selline. Ja nüüd, kui me siia sisse tõmbame mingisuguse suvalise nurga, mille üks haar on x-telg ja teine haar on koordinaatteljestiku 0 punktist kuni selle unit circle'ini välja, ma teen natukene kitsama joone ja siis sealt, kus see teine haar kohtub ringjoonega, tõmban alla ristlõigu. Siia tekkis täisnurk. Meil on siin täisnurkne kolmnurk. Ja kui meid peaks huvitama nüüd see nurk siin, siis siinuse definitsioonile vastavalt on selle nurga siinus vastaskaateti ja hüpotenuusi pikkuste suhe. Nii antud juhul ma proovisin teha 45 kraadise nurga, mis tähendab siis seda, et see vastaskaatet peaks olema sama pikk kui lähiskaatet. Praegu visuaalselt ta seda ei ole, seega meil see nurk on väiksem kui 45 kraadi. Aga kui need oleksid ühepikkused lõigud, siis vastavalt Pythagorase teoreemile, kui näiteks on selle pikkus ruutjuur 2, siis selle alumise pikkus on ka ruutjuur 2. Ja kuidas me selle hüpotenuusi pikkuse välja arvutame, see on siis
ruutjuur 2 ruudus pluss ruutjuur 2 ruudus ja võtame sellest omakorda veel ruutjuure. Ruutjuur 2 ruudus on 2, 2 pluss 2 on 4 ja me saame 2, ehk siis me saime hüpotenuusi pikkuseks antud juhul 2. Ja kui me nüüd vaatame tabelisse, siis 45 kraadise nurga siinus ongi ruutjuur 2 2. Aga kui me teeme siia nüüd midagi muud, ma teen nüüd väiksema nurga, kuhu ta nüüd siis läks, ei läinud kuskile. Näegi siin seda joont, et oleks siia tekkinud praegu, nüüd tekkis siia. Hästi õrnalt on näha. See viimane ei tulnud väga hästi välja, ma teen natukene jämedama. 11 on natukene liiga palju. Nii, 7 võib olla siis. Paneme siia näiteks. Nii. Ja tõmbame siit ristlõigu. Siis me näeme, et mida lähemal see lõpphaar on X-teljele, seda lühemaks läheb vastaskaatet. Ja kui see lõpphaar on täielikult X-telje vastas, siis see tähendab, et kolmnurka ju ei eksisteeri, on tühi kolmnurk, mis tähendab, et vastaskaatet on 0 pikkusega. Ja näemegi, et 0-kraadise nurga siinus on 0. Ja vastupidi, kui see lõpphaar on liigutatud Y-teljeni, siis tekib siia tühi kolmnurk ja vastaskaatet on sama pikk kui hüpotenuus. Ja kui me 2 ühesugust asja omavahel jagame, saame 1. Ja vaatame tabelisse, 90-kraadise nurga siinus ongi 1. Ja koosinusega on vastupidi. Siinus ja koosinus täiendavad 11. Koosinus on lähiskaateti pikkuse hüpotenuusi suhe. Et me näeme, et mida lähemale Y-teljele me liigutame lõpphaara, seda lühemaks läheb nüüd omakorda lähiskaatet. Ja vastupidi, kui me X-teljele lähemale liigutame, siis lähevad lõpphaar ja alghaar, või lõpphaar siis on see hüpotenuus ja lähiskaatet 1 pikkuseks ja me saame tulemuseks 1. Et ma kirjutan tabelisse need väärtused ka ära. Siia joon vahele. See on veits pikemaks ja koosinus. Kirjutan vastupidi kõik need väärtused. 1 ruutjuur 3, 2 ruutjuur 2, 2, 1 kahendik ja 0. Ja samamoodi saame nurkadele vaadata peale. Et kui me 90 kraadist lahutame kõik need nurgad, siis me saame vastupidise rea. 90 kraadi miinus 0 kraadi on 90 kraadi, 90 kraadi miinus 30 kraadi on 60 kraadi, 90 kraadi miinus 45 kraadi on 45 kraadi. Nii, siin on siis nüüd põhinurkade siinuste, koosinuste väärtused. Meil muid väärtused siin praegu vaja ei ole. Ja nüüd me saame hakata neid põhipunkte märkima oma graafiku visandile. Vahemik siis 5 nullini, väljapoole me ei pea seda graafikut joonestama, kuigi me võime seda teha. Niisiis, aga meil tuleb teada veel selliseid asju, et meil on siin ju negatiivsed nurgad. Et kuidas me siis kasutame seda tabelit. Ma teen selle jaoks siia veel ühe eraldi teljestiku teisele poole omakorda sellise pisikese ja tähendus on sellel sama, et on X-telg ja Y-telg ja ma teen siia ka. Ei, siia mul ei ole seda unit circle'it vaja teha isegi. Ja nüüd ma tekitan siia ühe negatiivse nurga. Aga enne veel ma kirjutaksin siia mõningad tähed. Need tähed on A, S,
D ja C. Ja seda on hea meelde jätta niimoodi, et nagu all science teachers are crazy või add sugar to coffee või all subways to central. Ja mida need tähed siis nüüd tähendavad sisuliselt? A täht tähendab inglise keeles all. See tähendab, et selles veerandis on kõikide nii siinuse, kosinuse kui tangentsi väärtused positiivsed. Kõik on plussis. S tähendab siinust. Selles veerandis on ainult siinus positiivne. Kolmandas veerandis on ainult tangents positiivne ja neljandas on ainult kosinus positiivne. Nüüd on meil selline olukord, et me tegeleme kõigepealt siinusega ja tõmbame mingisuguse suvalise nurga siia negatiivsesse ossa, sest positiivne nurk läheks esimesse veerandisse, negatiivne võiks neljandasse minna. Siinus, kuna siin ei ole siinuse tähte ega A tähte, siis siinuse väärtus muudab siin märgi ära. Nüüd me vaatame kõigepealt pi kuuendikku. Siinus on 1/2. Nii, see 1/2, selle me võiksime ka panna siia nüüd teljele ära, et siis on näha, siin on 1/2. Ja ma panen siia teisele poole ka, see on siis -1/2. Ja ma hakkan näiteks siniselt siia nüüd neid punkte kandma. 1/2, niisiis, aga kuna märk muutub, siis -1/2. Nii, kus ta umbes on? Kuskil selles kohas siin. Paneme nulliga paika. 0-kraadise nurga siinus on 0. Koordinaat teljestikku 0 punktist läheb läbi see graafik. Nüüd pi neljandikku ruutjuur 2 2-ga. No kui palju see veel võiks olla? Ruutjuur 2 on ruutjuur 1 ja ruutjuur 3 või ruutjuur 4 vahepeal. Ehk siis 1 2 vahel mingi arv, mis tuleb jagada omakorda 2-ga. No näiteks 1,5 2-ga 0,75, kuskile siia kanti see satub. Ja me ei pea seda siia väga täpselt märkima ka, kus see on. Nüüd edasi, -pi kolmandikku. See on siis ruutjuur 3 2-ga. Märk muutub kõikide nende puhul, kõik on ju miinusega. Ruutjuur 3 2-ga, see peaks olema siis suurem kui ruutjuur 2 2-ga, kuigi ta jääb ka sinna 1 2 vahele. Nii et ta läheb veel lähemale 1. Ei tea, kuhu ta siin täpselt läheb. Ja siis lõpuks on meil pi kahendikku, mille väärtus ongi 1. Niimoodi, et me saaksime siit juba niimoodi läbi ilusti selle graafiku tõmmata. Aga nüüd oleks hea, kui me paneksime teisele poole ka samasugused tähistused siis peegelpildis umbes sama kaugele, sest et siinuse graafik ja ka koosinuse graafik on peegelpildis sellised lainelised. Kui ma nüüd vaatan, kus see pi neljandiku teiselt poolt võiks siis olla kuskil siin. Selle tähistuse. Ja edasi oli meil see pi kuuendikku. Kus see pi kolmandikku võiks siin olla poole peal kuskil siin siis. Nii. Ja -pi, ta läheb 0. Miks? Sellepärast, et kui me tõmbaksime selle nurga nüüd kuskile hästi lähedale. Ma hästi ei näidanud seda. Siit hakkab pihta, läheb üle 90 kraadi. Ma siin all vasakul toimetan praegu ja läheb 180 kraadini välja. Näed, siis vastaskaatet ju läheb 0-iks ja sellepärast me saame 0. Ehk siis me räägime praegu sellest
nurgast, mis siis jääb siia vahele, et kui ta läheks 180 kraadiseks välja, et sellepärast on ta siin 0. Nii, ja nüüd ma siis püüangi seda siin hakata ühendama. Käsi mul väga steady ei ole hetkel. Nii, kuidagi siis niimoodi. Väga ilus ei tulnud. Ja me võime nüüd kujutada ette, et see siin teisele poole siis läheb umbes samamoodi. Et kuskil nii kaugel siis ta kohtuks 1-ga. Ja võime siia siis kirjutada, et see on y võrdub sinus x-i graafik. Ja siia kõrvale ma nüüd tekitan mingisuguse teise värviga, näiteks lillaga, koosinus x-i graafiku 0 kraadise nurga puhul koosinuse väärtus, vaatame tabelist, on 1. Ja negatiivse nurga puhul näeme, koosinuse märk ei muutu, seega me saame kõik siia teise veerandisse nüüd kirjutada. Pi kuuendikku on ruutur 3/2. Nüüd on need kõik siin vastupidises järjekorras. Ootutavad pi kuuendikku. Jah, oli ju koosinuse puhul ruutur 3/2, et on suhteliselt 1-le lähedal kuskil siin. Siis pi neljandik oli ruutur 2/2 kuskil siin. Pi kolmandik oli täpselt 1/2 kuskil siin. Ja pi kahendik on 0. Siit võib juba natukene ära ühendada seda graafikut. Tuleb siia. Ja kui me läheme nüüd negatiivsesse tsooni, siis me peegeldame. Nii et mis siin teoreetiliselt peaks juhtuma? Peaks juhtuma see, et kus on miinus pi puhul koosinus. Lähiskaatet on sama pikk kui hüpotenuus ja kuna me vaatame, siis võiksime ju vaadata ikkagi seda. Ta on x telje negatiivses osas ja hüpotenuusi väärtus on 1, sest ta on unit circle, mida siia ei ole küll visandatud, aga oletame, et hüpotenuusi pikkus on 1, on alati positiivne, see on selle ringi raadius, siis miinus jagatud plussiga on miinus. Ega -1 on miinus pi kohal see. Et siia peaks see graafik nüüd välja jõudma ja kuidas ta siia välja jõuab, peaksime jälle vaatama neid kohti, mis siin vahepeal on. Et me näeme, et ta läheb niimoodi ja siis ta peaks teistpidi kaarega nüüd jõudma siia välja läbi selle ruutur 2/2 osa. Kuidagi niimoodi siis, ei tulnud väga ilus laine. Ja küll ma võtan siit natukene maha, ma panen, et kui ta siit tuleb, siis ta peaks minema kuidagi niimoodi. Paneme selle siis siia niimoodi. Oletame, et see on siis õige koht. Ja teisele poole ta läheb peegelpildis siis samamoodi tagasi. Ehk siis ta peaks 0 jõudma kusagil siin. Okay. Et see on siis y võrdub koosinus x-i graafik. Muidugi ruudulisel paberil on seda väga palju mõnusam teha kui siin puhtal valgel taustal. Ja nüüd on veel kästud meil teha selline asi, et määrake lõigul miinus pi 0, kus on miinus pi ja 0 graafikute lõikepunkti koordinaadid. Üks lõikepunkt meil siin on ja selle koordinaadid on millised? Selle koordinaadid on mööda x-telge siis. Mul on lihtsam arvutada kraadi mõõdus,
et kui meil siin on 90 kraadi ja siin on 45, siis see on 135 kraadi. Aga nüüd tuleks radiaanideks ikkagi teha. Ehk siis me pi kahendikule liidame pi neljandiku ja mis me saame? Pi kahendik on sama, mis 2 pi neljandikku, eks ole. Seega 2 pi pluss pi on 3 pi neljandikku, seega miinus 3 pi neljandikku ja ruutjuur 2, mitte ruutjuur 2, vaid ta on ju negatiivses osas, miinus ruutjuur 2 2 on lõikepunkti koordinaadid. Siia võiks nüüd selle kasti ümber ka teha ja joone alla, tegemist on selle osaga. Muidugi sina kirjuta lausena välja, et kontrollijal oleks aru saada, mina tähistan selguse mõttes lihtsalt värvidega. Ja nüüd on vaja seda vastust põhjendada. Ja kuidas me põhjendame? Selleks tuleb lahendada trigonomeetriline võrrand, kõigepealt tuleb see koostada. Kus mul siin see ruum oleks, siin üleval näiteks. Need graafikud peaksid siis omavahel võrduma lõikepunktis, eks ole. Ja siinus x peaks võrduma koosinus x-iga. Ja kuidas me seda siis nüüd lahendaksime? Me saame põhjendada seda ka väga hästi tegelikult ilma selle võrrandi lahendamiseta. Paneme x-i asemele lihtsalt väärtuse. Või, ja küll, ärme praegu veel panema, ikkagi teeks selle põhjalikumalt ära, lahendaks selle trigonomeetrilise võrrandina. Aga kuidas sellist asja üldse siin nüüd lahendada? Me peaksime siin nüüd näiteks mõlemad jagama kõigepealt läbi, millega siis näiteks koosinus x-iga mõlemad pooled. Mis me siis saame? Siis me saame tangens x võrdub 1. Ja tangensi väärtus, seda meil siin põhitabelis nüüd praegu ei ole. Ja selle peaks siia nüüd juurde kirjutama. Ma kirjutan siia alla nüüd kollaselt ikkagi need tangensi väärtused ka. Ja paneme siia joone pikenduse. Tangensi väärtused on sellised, et tangensit arvutatakse ju vastaskaateti pikkus jagatud lähiskaateti pikkus. Seega, kui on tegemist 45-kraadise nurgaga, siis vastaskaateti lähiskaatet on ühe pikkused. Seega 45-kraadise nurga tangens on 1. Aga 0-kraadise nurga tangens vastaskaatetil pikkust ei olegi, seega 0 ja 90-kraadise nurga tangens siis on lähiskaateti pikkus 0. Aga 0-ga jagada ei saa ja siis tavaliselt märgitakse lõpmatuse märgiga või siis niimoodi, et ei ole olemas. Ja vahepeal on sellised väärtused nagu ruutjuur 3-st 3-ga ja ruutjuur 3-st. Ja meil on öeldud, et tangens x-ist on 1 ja 1 on parasjagu pi neljandik. Seega me saame siia nüüd kirjutada edasi, et x võrdub. Ja kas ma nüüd mäletan õigesti, et siin tuli lihtsalt teha pluss miinus. Pi, see väärtus siis nüüd pi neljandikku, pluss n korda pi ja n on täisarv. Niimoodi me leiaksime kõik need x-id, mis meil siin praegu vaja on, aga meil on vaja ainult vahemikus miinus piist 0-ni. Seega võtame n-i näiteks 0-iks. Kui n on 0, siis meil on pluss miinus pi neljandikku.
et x võib olla a pluss pi neljandik, meid huvitab miinus pi neljandikku. Nii, miinus pi neljandikku on siin tõesti olemas. See on see koht. Ja vaatame veel, kui n on 1 ja meil on siin miinus ees, siis x-i väärtuseks tuleks 4 neljandikku miinus pi neljandikku. Ei, mis 4 neljandikku, meil on siis pi miinus pi neljandikku. Ehk 4 pi neljandikku miinus pi neljandikku on 3 pi neljandikku. Ega antud juhul miinus 3 pi neljandikku. Ja see on just nimelt see koht, kuhu me graafilise lahendusega välja jõudsime. See on siis miinus 3 pi neljandikku. Kirjutaks siia ära ka miinus 3 pi neljandikku. Ja kas neid oleks veel, kui me paneksime n-i väärtuseks 2. 2 pi oleks 8 pi neljandikku. Oot, tegelikult ma arvutasin praegu valesti, ta läks ikkagi positiivsesse ossa. N on miinus, kui n on miinus 1, mis me siis saame? Ja kui siin ees on pluss, et siis me saame miinus 3 pi neljandikku ja kui n on miinus 1 ja siin on miinus, siis me saame ju miinus pi neljandikku miinus 1 pi neljandikku ehk miinus 4 pi neljandikku ja miinus 5 pi neljandikku. Aga see läheks juba siit välja. Nii et me saimegi need 2 kohta, mis peaksid selle lahendi valemi järgi sobima. Ja nüüd tuleb kontrollida, kas need ka tõepoolest sobivad. Kui panna siia siinus, ma teen selle kontrolli siia alla nüüd, siinus miinus 3 pi neljandikku võrdub, mida see tähendab, see miinus 3 pi neljandikku? Pi oli 180 kraadi, 180 kraadi jagame 4-ga saame 45 kraadi ja 3 korda 45 kraadi on 135 kraadi. No, 135 kraadi, me siit nüüd hakkaksime tõmbama, siis ta tuleb kuskile siia. Nii. See lõpphaar. Selline nurk, aga meil oleks vaja see teisendada esimese veerandi nurgaks ja me vaatame alati seda nurka, mis jääb lõpphaara ja X-telje vahele. Ja siit üle jääb siis 180 kraadini 45 kraadi. Aga veel üks oluline asi, kõigepealt oleks vaja miinusmärgist lahti saada. Kuna siin on siinus positiivne, siis me võime selle miinuse lihtsalt ära visata ja kirjutada ümber, et see on siinus mis ta siis nüüd on 45 kraadist ehk pi neljandikust. Ja see on parasjagu ruutjuur 2/2. Oi, kas ma arvutasin midagi valesti? Muidugi negatiivse nurga siinus, siin pidi olema miinusmärk on siin ees ja siia tuleb ka siis miinusmärk ette. See on miinus. Nii, ja siis me saamegi selle ühe punkti olema nüüd tõestanud, et see on üks lõikepunkt. Aga no vaataks nüüd seda ka, et palju koosinuse väärtus tuleb, sest see on ka ju tähtis. Koosinus miinus 3 pi neljandikku võrdub koosinus 3 pi neljandikku võrdub koosinus pi neljandikku ja see võrdub ruutjuur
ruutjuur 2 kahega ju. Kas miski ei klapi siin? Vaatame veel kord. Koosinus negatiivsest nurgast on sama, mis koosinus positiivsest nurgast. Ja 135 kraadise nurga koosinus on sama, mis 45 kraadise nurga koosinus ehk ruutjuur 2 kahega. No vaat nüüd ei saagi ma aru, mis värk siin nüüd on, et peaks ju olema niimoodi, et selle järgi peaks koosinuse väärtust tekkima hoopis siia kuskile teise veerandisse. Aga ta läheb negatiivseks. Et siis ei peaks nagu üldse klappimagi see asi. Huvitav küll, kus see viga võiks olla nüüd. Mõtleme. Ma teen siia korra ühe kontrolli. Ma olen vahepeal pannud kalkulaatori kinni. Võtan siis uuesti lahti. Oh jaa, nii, mis meil oli siin? Ikkagi tuleb miinus, aga miks ta miinus tuleb? Nii, negatiivse nurga koosinus on sama, mis positiivse nurga koosinus. Kontrollin veel ühte asja. Ahaa. Või mis? Muidugi. Teises veerandis ju koosinus muudab märki. Seega siia tuleb miinus ja siia tuleb ka miinus ette. Ja. Et niimoodi me saame kontrollida kalkulaatori abiga. Niisiis me saime teada, et vasak pool võrdub parema poolega ja tõepoolest see on üks lahend. Et ühed võimalikud koordinaadid on need. Aga oleks vaja proovida ka seda miinus pi neljandikku. Ma teen siia alla veel. Teen koosinusega kõigepealt. Koosinus miinus pi neljandikku võrdub miinus ruutjuur 2 kahega. Tõesti või? Ei võrdu. Hoopis pluss. Ja siinus miinus pi neljandikku võrdub miinus siinus pi neljandikku võrdub siis miinus ruutjuur 2 kahega. Ja siin me näeme, et vasak pool parema poolega ei võrdu. Seega me võime öelda, et tegelikult siin selle võrrandi lahend ei olegi päris see, mis siin me saime, vaid me peaksime siit osa asju nüüd välistama. Ja kuidas me seda teeme? Et kuidas me saime üldse selle miinus 3 pi neljandikku? Saime niimoodi, et
siin oli pluss ja siin oli -1, jah. seega negatiivse n-iga. Ja siin ei tohtinud siis olla 0, jah. N ei tohtinud 0 olla. Aga noh, see ei olegi praegu oluline. Oluline on see, et me määrasime lõikepunkti koordinaadid ja põhjendasime ära ka. Üks asi veel, mis ma tahtsin siia juurde näidata. Nüüd üks koht veel, kus saab selliseid asju kontrollida, on GeoGebra. Ja siia GeoGebrasse ma kirjutan need samad funktsioonid sinus x ja teine, mis ma siia tahan panna, on cosinus x. Ja nüüd tahaks seda kuidagi viisi suurendada saab siit. Ja siin me küll näeme, et x-teljel on ainult, ütleme, kas ma saan siin neid omadusi muuta. Selle graafiku enda omadusi, kus need olid, siin kõrval. Et määrata ära, mis seal x-teljel siis nüüd on, näita arve. Ühesõnaga ta arvutab siin ju need välja, et siin ei ole piisid, nagu sa näed. Pi on 3,14 umbes, ega pi on siin, miinus pi on seega siin. Ja meid huvitabki lõik, mis on miinus piist piini. Ja vaatame, kas me saame ka niimoodi teha, kuidagi sai mingi if-iga vist sai teha seda, et if x on väiksem kui 0, ma kohe lihtsalt katsetan praegu, siis on cosinus x, kas ta siis nüüd tegi midagi või ei teinud. Kohe kontrollin, tegi küll, jah. Niimoodi saab siia neid tingimusi panna, et kui x on väiksem kui 0 ja x on suurem või võrdne kui miinus 180, niimoodi ei saa teha, miinus pi, kuidas ma seda piid saan siia panna nüüd. Siin all on ju täitsa olemas. Miinus, mitte miinus 1, vaid miinus pi. Ja muidugi ta peab olema suurem või võrdne. Vot ja nüüd selle, mis nüüd juhtus. Kustuta. Ja nüüd jäigi ainult see lõik siia, see lõik, mis meid huvitab. Ja ma teen siinusega sama. Ehk siis if x on suurem või võrdne kui miinus pi ja x on väiksem või võrdne kui 0, siis siinus x. Ja nüüd oleks hea siin panna ka tähistused juurde. Nii, mis see väärtus on siis? Tähise väärtus kummalegi graafikule. Siin oleks hea natukene nihutada, et oleks loetavam.
Ja nüüd on need 2 graafikut olemas. Ja nüüd see lõikepunkt. Me teame, et meil on siin 2 asja, meil on F ja H. Ja paneme siia lõikepunkt FH. Kas ta nüüd tegi siia midagi? Ilmselt mitte. Ütleb, et selliseid asju pole. Proovime uuesti. Ilmselt ta tahab siis F ja HX. No, proovime niimoodi. Lõikepunkt FHX. Ikka ei saa aru. Huvitav, siinuse tähistuseks ta tegi küll kenasti F-i. Ja küll ma võtan selle koosinuse ära ja panen selle asja uuesti. If x on suurem või võrdne kui miinus pi ja x on väiksem või võrdne kui 0. Kas meil oli ikka vaja? Jah, kaasa arvatud kandilised sulud on. Siis on koosinus x. No aga ta teeb ikka teistmoodi millegi pärast. See tähise väärtus. Nii, et see on see graafik siis. Aga ikkagi, kuidas ma saaksin nüüd? Üks on gx ja teine on fx. Lõikepunkt fx gx. Ei, ta ei saa ikkagi aru sellest asjast. No jah, siis. Aga vaatame, kas siin me saame panna mingid special pointe, mis me praegu saame, et 0 kohti pole. Koosinusel tõepoolest. Aga miks tal ei ole? See on see koosinus. Ekstreemum. Nüüd tuli siia lõikepunkt, aga see on lõikepunkt y teljega. Gy telg lõigul 0 ja 1. Ahaa, niimoodi me saaksime ju tegelikult teha, et teeme siinuse ja koosinuse veel eraldi. Ja siis märgime vahemikku. Okei. Panen siia eraldi siinus x. Aga ta teeb ikka siia nii koosinus x. Mis asjad need nüüd siin on, mis siia tulid? Võtan korraks selle siit välja. Siin ei saa väiksemaks ka teha seda osa. Et ma näeksin, mis siia nüüd kirjutati. Tegelikult ma siit vist näen, see on põh ja see on h. Kas ma nüüd saan siia panna? Lõikepunkt põh h ja niimoodi saab. Vaata, aga äkki ma sain niimoodi ka siis f ja g. F ja g. Ja saab niimoodi ka. Ja miinus pi ja 0. Juhei. Nüüd ma sain selle ka, nüüd mul ei ole neid siia enam vaja. Ja mul tegelikult seda ka ei ole vaja, seda ei ole vaja, seda ei ole vaja. Nüüd on ainult see lõikepunkt siin ja nüüd ma tahan veel selle lõikepunkti puhul näidata, kus see nüüd kadus. Kus see lõikepunkt kadus, nii, otse. Ma tahan ainult väärtust näidata. Need on siis lõikepunkti koordinaadid. Need on küll ümardatud siin, näeme miinus 2,36 ja meie joonisel on see miinus 3 pi neljandikku ja kui ma toon siia kõrvale nüüd kalkulaatori, siis miinus 3 korda kuidas ma sain nüüd Ctrl P, jah, jagatud 4 on miinus 2,36 tõesti, kui sajandikeni ümardada. Ja mis see teine meil oli miinus 0,71 ja kust see tuli, see oli miinus ruutjuur 2 ehk siis miinus square root
of 2 over 2 on -0,71 ja mida GeoGebra näitab, on ka -0,71. Vot nii, selle saab muidugi siin suuremaks teha, mõistlikult suureks, et me näeksime veel paremini, mis siin kõik sees on. Saab isegi veel suuremaks teha. Siin pole küll öeldud, et visanda see graafik ainult sellesse vahemikku, aga see graafik peaks ikkagi olema pikem, aga meid huvitab ainult see vahemik, sest meid huvitab see lõikepunkt selles vahemikus. Saab siin veel suuremaks teha ja mahub ikka veel ära. Nii, nüüd ta on päris toreda suurusega. Nüüd võiksin lükata need asjad ka paika. Need tähistused ja nüüd me näeme seda päris ilusasti. Ja nüüd saab siin selle ka salvestada ära ja saab eksportida selle pildina, et ma saaksin oma sellesse Krita programmi selle sisse, ma pean selle maha salvestama kõigepealt pildina. Ma panengi siia mingi mõistliku nime, siinus, koosinus, lõikepunkt. Ja nüüd ma võtangi selle siia sisse ja vaatan, kas ma selle saan ka siia kuskile ära mahutada. Saab kenasti võrrelda, oi, kui suureks see pilt läks ja see on muidugi vaja nüüd üliväikeseks teha, et 3000 pikslit kohe mitte ei sobi. Võib-olla 300 siis. Aga nüüd ta kadus kuskile ära. Ja küll, las see olla. Igatahes, kui me võrdleme praegu meie joonist siin ja seda, mille GeoGebra tegi, siis need on väga sarnased. See tähendab, et me tegime asja ikkagi õigesti.